Nii, ja tere siis ka minu poolt, mina on siis Karolin. Ja ennem kui ma alustaksin üldse enda kõnega, siis ma paluksin teilt, et sulgeksid hetkeks kõik enda silmad. Kõlab imelikult, aga äkki te suudate seda teha. Ja nüüd mõelge välja 3 positiivset omadust, mis teile Järvamaal meeldib. Nüüd mõelge 3 omadust, mis teile muret tekitavad. Ning lõpetuseks, mida saaksite teie teha, et need probleemid muutuksid positiivseteks tunnusteks? Avades silmad, ehk mõistate, miks teid on Järvamaal vaja. Eelmise aasta Järvamaa osaluskohvik oli noortekogu jaoks üllatavalt suure osalusprotsendiga. Nagu ikka, oli see 7 arutelu, millest 4 olid riiklikud teemad ja 3 maakondlikud. 1 maakondlikuks teemaks oli kodu, armas kodu, minu Järvamaa. Esmakordselt lõime noorte ja otsustajate vahel teema, kus ei pidanud otsima vigu ja probleeme, vaid vastupidiselt kirjutati üles kõik, millega ollakse Järvamaal rahul. Üheskoos leiti lausa 45 erinevat punkti, mille üle saab olla uhke ja õnnelik. Ehk märgati, mis on Järvamaa pildil õigesti. Mõned avastused loetlen teile ette. Meil on noored ja tublid vallavanemad ning mitte ainult. Meil on ka maakonnas noori toetav linnapea ja maavanem. Hakkame tänu noortemeelsele võimule jõudma punkti, kus noori võetakse kuulda ja meil küsitakse erinevate teemade juures arvamust. See on valdkond, millega on tööd nähtud aastaid. Aitäh selle usalduse ja austuse eest. Meil on hea rahulik kasvukeskkond. Pole kahtlustki, et Järvamaa on üks fantastilisemaid kohti Eestis. Siin on suurepärane üles kasvada. Tean seda endast kogemusest. Sest olgugi, et elad suurlinnadest kaugel, on kõik käe-jala juures. Samas on tunni aja kaugusel kõik võimalused. Kui vajalikud toimetused tehtud, saab kiiresti oma kallisse koju tagasi tulla. Järvamaal on tasemel noorsootöötajad, kelle jaoks on noored number 1. Nad leiavad alati meie jaoks aega ning me lausa tunneme end vajalikuna. Järvamaa kogukonnad hoiavad ühte. Ehk kuigi meie vallad võivad paista pisikestena, hoiame me kokku ja saame niimoodi väga suureks. Meil on arendatav ning hea haridus. Mina käin Koeru keskkoolis. Ma kõigi eest ei saa küll rääkida, kuid olen enda kooliga rohkem kui rahul. Meil on väga vastutulelik juhtkond ning usun, et pole midagi paremat kui ühes pisikeses koolis, et kõik tunnevad kõiki ning kool hoiab ühte. Järvamaal on silmapaistvad vabatahtlikud. Vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud politseinikud, meeletult suur kaitseliit, naiskodukaitse, kodutütred, noored kotkad. Alles sellel aastal valiti tublimaks vabatahtlikuks naiskodukaitse ja kodutütarde juht Tene Metsmaa, kes on ka pildil. Meie lipulaev. Samuti valiti Kaitseliidu Järvamaale noortevaldkonna tunnustamisüritusel aastatähed noorte sõbraks 2015. Mis näitab seda, kui tänulikud noored neil on. Seoses selle tunnustamisüritusega lasti esimest korda usaldati sellel aastal tunnustamine vaid noortele. Ehk siis kui eelnevalt on valiku teinud komisjonis olnud vaid 1 noor, siis sellel aastal olid ainult noored. Peale selle kõige on Järvamaal veel odav kinnisvara, mis võimaldab noortel oma elu iseseisvamalt alustada. Meil on haigla ja sünnitusmaja, kus käivad väljaspool Järvamaad naised sünnitamas. Seda sellepärast, et arstidel ja õdedel on siin nende jaoks aega ning kõik ei toimu kui konveierliinil. Meil on rongiliiklus, õnnelikud vanemad, tervislik elukeskkond ja heal tasemel maaelu. Me oleme Eesti viljaait. See kõik ja palju veel annab mõista, mis on Järvamaa pildil õigesti. Kõik need positiivsed jooned tulid välja eelmise aasta osaluskohviku ridadest. Vastukaja tegi rõõmsaks kõik, osalejad, lauajuhid ja korraldajad.
Pärast sellist kogemust jäi mulje, nagu Järvamaal polegi mitte midagi halvasti, et elame vaikselt Eestimaa südames oma roosa mulli sees. Aga positiivsuse süstid on head, sest avavad meie silmad ja näitavad, et lõputu vingumine ei vii mitte kuskile. Kahjuks peame ka väljaspool enda armsaks saanud roosat mulli vaatama ning näeme, et meil on pisikesi murekohti. Üheks küsimuseks on, kuidas inimesi Järvamaal hoida ja tagasi meelitada. Ning siinkohal on võtmeks meie ehk tänased noored. Noori peab siduma nende kodumaakonnaga ja looma neile lapsepõlve, mida nad tahaksid pakkuda ka enda lastele. Noori peab kuulama ja nendega arvestama, et nad tunneksid end olulisena. On juba palju selleks tehtud, kuid alati on võimalus veel paremini teha. Avaldan siinkohal mõned noorte ideed ja mõtted antud probleemi üle. Leiti, nagu ka eelmistes ettekannetes, et põhiasi on töö. Ehk siis, kui oleks noortele pakkuda töökohti, tuleks väga paljud siia tagasi. Pakuti välja programmi, et noored saaksid teha praktikat Järvamaal, mis annaks neile võimaluse soovi korral siin tööd leida. Samuti leiti, et tuleks toetada ja soodustada kohalikku ettevõtlust ning olemasolevate tingimusi. Ettevõtjad peaksid tundma, et neid vajatakse, tänu millele sooviksid nad Järvamaale tulla ja siin tegutseda. Tööga seoses nägid noored veel vajadust kaugtöö toetamiseks, sest tööturg on kogunenud suurlinnade juurde ning Järvamaa asub neist kaugel. Kaugtöö jaoks tuleks noorte silmis luua keskus või ruum, kus inimene saaks oma arvutitööd tõisemas keskkonnas teha. Me kõik oleme kuulnud kedagi mainimas, et tahaks tulla tagasi kodukohta, kuid ainuke takistus on just töö. Peale töökohtade puuduse oleme avastanud, et Järvamaal on puudus üürikorterite ja korterite suhtes. Hetkel, mil noor lõpetab kooli ja astub ülikooli või lõpetab ülikooli ja soovib tööle minna, on väga tähtis talle pakkuda mõistliku hinnaga eluaset. Järvamaal on võrreldes teiste maakondadega väga head hinnad, kuid kahjuks on meil korterid lihtsalt puudu. Näites on tuua Järva-Jaanist, kus ma ise parasjagu viibin. Minu tuttavad, kes on otsustanud vanemate juurest välja kolida, on suure probleemi ees, sest üürikorterid praktiliselt pole ja sama on ka ostmise puhul. Isegi maju pole, et oma eluaset luua. On ilmselge, et seejärel lahkutakse kodukülast ja minnakse õnne otsima parematele marjamaadele. Kui nüüd rääkida endast, siis mis on öeldud minu pere Järvamaal? Sattusime siia maakonda tänu sellele, et vanemad said tööd. Mul on 5 õde ja peale meie ema ja isa, kes elavad Soomes, pole meist keegi lahkunud Järvamaalt. Kui uurisin, mis neid on siin huidnud, vastasid nad peaaegu ühest suust, et perekond ja hea elukeskkond. Kõik nad on leidnud endale elukaaslased, kes on juba siin tööl, ei taha lahkuda ning selline tugev kogukonna tunne on samuti neile väga tähtis. Minu õed, kellel on juba lapsed, on ka kindlad selles, et paremad ja rahulikumat lapsepõlve nad enda lastele kuskil mujal pakkuda ei saa. Mina hakkan lõpetama gümnaasiumi ja olgugi, et ma pole kindel, mis minust või kes minust üldse saab, võite kindlad olla, et Järvamaalt ma ei lahku, mitte hetkekski. Ma ei suudaks. Mina olen just see noor, kes on tundnud, et ta on oluline ning mind vajatakse siin. Kui sa tunned, et kuulub kuskile, kas mõnda organisatsiooni, töö, sõbrad ja oskad hinnata seda, mis sul on, mitte ei unista ulmelistest võimalustest, siis on Järvamaal just kõige parem ja soem koht olla. Peagi saab meie armsatest valdadest ühtsed ja suured vallad. Ning pole võimatu, et peagi nimetame ennast üldiselt järvamaalasteks. Seda enam kutsume üles olema ühtehoidvamad ning rohkem märkame enda ümber positiivsust. Järvamaa pilt on meie enda koostada ja parandada. Kerge on kiruda, kuid raske parandada. Vaata peeglisse ja mõtle, mida saaksid sina teha, et sinu perekond, tuttavad, vanemad või sugulased siin püsiksid. Mida saaks Järvamaa teha, et sa siia jääksid? Anna enda mõtetest teada, sest iga inimese hääl ning idee loeb ja aitab edasi. Suur aitäh!